Nurgakivi on viimase aasta jooksul olnud Kärcheri esinduses siin Pirita teel küllalt sagedane külaline ja nendest külaskäikudest on mulle meelde jäänud üks hüüdlause: koristamine puhastusvahendeid kasutamata. Väga intrigeeriv hüüdlause ja seepärast otsustasime täna natukene selgust tuua, mis selle taga peidus on. Antud hüüdlause all peame siis silmas Kärcheri aurupuhastajaid. Ole ja natukene täpsemalt ka, nad on siin sinu selja taha parasjagu jäänud, et valget värvi, need on nüüd profiklass või kodukasutajale? Need on kodukasutajale, et meil on ainult valget värvi, mujal edasimüüjate juures on ka kollaseid. Masina töö põhimõte on siis see, et katel soojendab kuni 140 kraadini, välja tuleb kuni 90 kraadi auru, mis siis aitab mustusel lahti liiguneda, sulanduda või kuidas võtta. Nii et mingit arja tal enam otsas ei ole, et tuleb kuum aur ja arjaga käib veel üle, et hiljem tuleb ikka natukene seal tööd ka teha juures. Komplektid on erinevad, on olemas seal multifunktsionaalsed otsikud erinevate puhastustoimingute jaoks. On väiksemad arjad, suuremad arjad, on aknapuhastusotsik, on messingarjad, millega saab grilli puhastada, on põrandaotsikud. Nii et tegelikult kui me ühe seadme endale hangime, siis tundub nii, et tegevusvaldkond kodus on üsna lai. Täpselt nii, et sobib siis kõikidele pindadele, mis kannatavad kuuma. Loetleme nüüd ette ka kivi päris kindlasti, grilli, see tähendab terast sa juba mainisid, mis sinna vahel veel jääks? Töö tasapinnad, duši, nurgad, WC-d, köögid, ahjud, pliidid. Köögipõrandad on ka selline koht, mis kipuvad üsna tugevalt määrduma ja eks sinna vahel sellist toiduainet kukub ka maha, mis lisab seda määrdumisastet ja võib-olla bakterite tegutsemist soodustav. Kui seal on nüüd põrandal maas meil mingi PVC materjal, neid on ka erinevaid, sobib? Sobib, tuleb õieti kasutada, et sobib ka parketile. Et kõik need aurupesurid on reguleeritava survega, et siis tuleb parketi pinna puhul tuleb madalama survega kasutada ja siis soovitavalt mitte otseselt auru parketi peale lasta. See tähendab natukene kaugemalt, natukene kõrgemalt, jah? Jah, et lapp niiskeks ja siis saab juba üle lasta. Lapp niisteks, see vajab ka nüüd pisut selgitamist, see tähendab, et see aur käib siis läbi lapi, ta muudab lapi ka kergelt kuumaks. Kergelt, jah. Ta jätab minimaalselt selle põranda niiskeks, et 1-2 minutit põrand on kuiv. No, teatud piirkondades ka akendele ladustub sellist tagikiht on peal, kui me oleme suure maantee ääres, et mida on teinekord tavalise puhastusvahendiga väga keerukas kätte saada või tavalise puhastamistehnoloogiaga. Kannatab akent ka teha või on otsikud olemas? On olemas aknaotsik, kannatab täiesti vabalt ja rõõmsalt teha. Ja võtaksin aurupesuri teema kokku puht enda kogemuse põhjal. Aurupesur on asjalik abimees kodus, kuid aurupesureid on tegelikult saada väga erinevate kaubamärkide all ja minu soe soovitus teile, kui te hangite endale aurupesuri, siis ikkagi sellist marki, millel on ka tagala nii-öelda olemas. Kui midagi juhtub, saab alati ju remonti tuua ja mis liigub, see teatavasti ka kulub.